armsad, ilusad. tublit ja lahked. sõbralikud ilmapäevad. lasteaias mängime, magame ja sööme. õues käime, matkame, koerustükke teeme. Murrettu ja sama parantattu. Kelle
ainult voodis oleks sa. Siin ei tuntagi üksindust, siin on sõprus ja siin on lust. muudkui proovib. Sel moel tahtetoel teoks teda oma soovib. Ära ütle, et ei oska proovi 10 korda. Ainult nii tiruli läheb sul kõik korda. Ära ütle, et ei oska, kui sa satud hätta. Õige viis on sul siis, mitte ei on jätta. Kui on raske, ära pane joru küll ja öö. Sa ju tead, ikka pead proovima ja püüdma.
erinevat arvud. Eurot ümber arvutada, oskan igaks raha. Õpin kirjutama laule, muinasjutte tükki, parandama asju, mis on teiste neile trikki. Kui ma väga hästi õpin, siis on Riigikokku. Sinna, kus nad targad omad hääle ei saa kokku. Kui ta kakleid lahutab ja veidi mõlemad nahutab, ta ei tüdine ära meist ega taha ametit teist. Kõige kenam on maas meie rühmaõpetaja, kui kord veendega talle see puutud taskuse kallal. Kui supi sisse viskasin kähvi, ütles sulle häbi. Arvan, ta on ilusam istisõidel aga tikkuris. Kõige kenam on majas meie rühmaõpetaja. Kui mind siia hoiule toodi, nägin ta ammu nukumoodi. Nüüd ma ütlen teilegi seda, et ma väga armastan teda. Mul on ka täna natukene selline hirmus tunne siin ees seista, sellepärast et mul on ka uus olukord. Ma pole kunagi varem 22 last kooli saatnud. Me oleme teiega päris pika maa maha käinud. Meil on olnud kergemaid ja raskemaid aegu ja me oleme teiega väga palju asju teinud. Seda ma avastasin siis, kui ma näitust üles panin, mis meil rühmas on saanud väga palju ringi käia ja väga palju teha. Olete tubli, toredad ja tegusad lasteaialapsed. Ja kui ma täna lugesin neid, mis te oma mängukaaslaste kohta ütlesite ise, mida te pärast ka kuulda kõik saate, siis mulle jäi selline mulje, et meil on rühmas ikkagi väga tublid, head, toredad lapsed. Nad oskavad kõike, nad teavad kõike, nad on väga targad.
et ma arvan, me olime rahulikult südamega teid kooli saata. Tundsin natuke on vahvi ka, et loodame ka oma sõpru meeles peate ja õpetajad ka. Aga ma annan ikka veel edasi. Mina tahan lühidalt tänada kõiki lapsevanemaid. Nii tore oli teie koostööd teha, olid väga vahvad ja ma tänan teid, et usaldasite oma kõige kallimad jahu. Ja teie olite nii armsad, te jääte alatiseks natukene ka meie õpetajad. Kui me teid koolis näeme, siis küsime, kuidas teil läheb või kuskil mujal näeme. Ma soovin teile kõike paremat ja te üle saaksite igast raskusest, mis teie peale ette tuleb. Armsad õnnesmehed, mul on väga hea meel teiega olla 4 aastat. Te olete nii ägedad, vahvad, toredad, lõbusad. Jääte igatsema ja väga kahju, et ära peate minema. Et palju-palju õnne teile sellel tänasel tähtsal päeval. Ilusat ja edukat kooliteed. Kallis õnnesmehed, mina olin teiega esimese aasta, kui te olite 4 aastat. Te väga palju õpetasite mulle. Te väga palju pakkusite rõõmu, pakkusite toredaid hetki, naeratusi. Ma jään teid igatsema, loodan, kui me näeme, kui me kohtume, siis me kallistame. Ja kõik teie naeratused, teie kallistused võtame endaga kaasa. Ja soovin teile toredat suve ja väga huvitavat koolielu. Meil on väga tähtis aeg ees. Kõike head ja rõõmsat veel teile. Olid väikesed, suured õnnesmehed, mul oli au olla teiega koos viimane aasta. Ja see aasta on olnud nii pikk. Ja samas on olnud niivõrd lühikene, et kuidagi väga kiiresti on käest kasunud. Väiksed õnnesmehed, te olete rõõmsad, te olete energilised. Vahel on olnud teiega veidike väsitav, aga teie rõõm ja hea tuju jääb mulle siia südamesse helisema ja iga kord, kui ma teie peale mõtlen, siis heliseb ta natukene kõvemaks. Aitäh, et ma sain olla teiega koos see viimane aasta. Ja teile kaasa kooli, teile kõigile ma annan palju kallistusi. Teile jõudu annaks, kõigil hakkab teil esimene klass sügisest ja imekaunist kooliteed. Minu kord. Kallid õnnesed, hakkame sama jutuga, et minul on au olnud teiega olla 2 aastat koos. Mõtle, kui tore. Nüüd ma saan tänaseks öelda seda, et selle lasteaiasaalis on teie laul lõppenud, läbi saanud. Ma soovin teile ilusat kooliteed ja kerget koolikosti ja häid hingeid. Aitäh! Kõigile palju õnne selle etapi läbimise poolt. Mina tahan soovida teile väikest ja sära igasse tegemisse ja palju nalja ja naeru igasse koolipäeva. Head külalised, tere tulemast õnneseente pidulikule päevale. Mina natukene spikeldan, sest on käse laste tunnistusi. Oled laia silmahiida, tähelepanelik ja avaldad julgelt oma arvamust. Oled hea kuulaja, kes paneb korralduse alati tähele. Oled iseseisev ja uudishimulik. Oskad väga hästi mängida, sellepärast on sul ka palju sõpru. Huvitavat juttu kuuled hoolega ja arutled meeleldi ka. Mõtled loogiliselt ja teed kergesti erinevaid järeldusi. Need laused ma leidsin teie tunnistustega, kui ma neid lugesin. Mis te arvate? Kas selliste mõtetega ma oleme täna õiges kohas? Kas täna on õige päev? Kas ma saame teid lasteaiast ära saata? Küsimus teile ka vanemate õpetaja. Kõlas küll hästi. Täitsa kindlasti ma olen nõus sellega, sest nagu te nägite tänast pidu, lapsed viisid selle ise läbi, eks ju, nad on võimelised, väga-väga tublid.
aga kindlasti on arenguruumis, on ju. Lähete kooli uksest sisse, hakkavad vahvad ja põnevad tunnid ja veel paremad vahetunnid, mõnusad õpetajad, uued sõbrad, kõik on uus eluetapp, väga vahva ja lahe on, mida oodata. Head vanemad, te olete suure töö ära teinud, aitäh teile, aga veel suurem töö on ees. Olge tublid, olge kannatlikud ja aitäh, et väärtustasite seda alusharidust. Rõhksõnal alus, eks ju, sest et meie aitasime kaasa, aga teie ju annate selle lastele. Aitäh, et te usaldasite oma kõige kallimad, nagu siin juba eelpool öeldud oli, oma lapsukesed meie hooldi, et te tõite nad iga päev meie majja. Ja siin me nüüd oleme. Head õpetajad, märkamatud. Nii kus Livi on siia saanud, te olete kõik olnud olulised inimesed nende laste elus sellel hetkel, et see 4 aastat siit tuli. Et see on tõesti väga vahva aeg olnud, et kõik said tulla Mari-Liis viimasel hetkel. Et see jääb mälestuseks kindlasti Tuuli, sina oled küll kaua juba töötanud lasteaias, aga nagu sa ütled, et nii suurt lendu ei ole olnud. Et suur tänu teile selle suure panuse eest, et lapsukestega koos käisid. Ja ütlen veel lõpetuseks nii palju, et teie ees on Peetri lasteaia 8. lend, kõige suurem lend. Ehk et meil lõpetab siis 6 rühmatäit lapsi ja üle 130 lapse. Et ilmselt seni on ta kõige suurem olnud, ilmselt ka ei tea, mis aeg toob, aga võib-olla jääb kõige suuremaks. Nii et teie ees, aitäh teile ja edu koolis! Ja ka nüüd siis kuulame, mida rühmakaaslased arvasid. Ta on kena, väga ilus. Ta on tark, et ta oskab matemaatikat ja kõike ja ta käitub ilusti, ta on väga hea sõber. Ta sõbrad on Laura, Loore ja Lenna-Marii, Rebecca ka. Käib ujumistrennis, oskab hästi joonistada, ta isa oskab mustkunsti. Kaisu kutsu on ta lemmik mänguasi. Marleen! Sõbralik, mängib kõigiga, mängib sõpradega, Laura ja Marleeniga, joonistab hästi. Ta käib ujumistrennis, ta on kogu aeg rõõmus. Ta on ilus, tal on ilusad juuksed, Loore. Ta on väga tore ja kõikidele meeldib temaga mängida. Ta on hea sõber. Tema sõbrad on Jaak ja Dominik. Talle meeldib kulli väga mängida ja politseimängu ja õues seiklusi teha. Talle meeldib ujumas käia ja koolis käia. Ta on Rasmuse suur vend, Trenton. Kõik teavad, et Trenton sündis esimesena.
ta on tark, rõõmus, ta oskab joonistada, tal on hea välimus, ilus on ta on tubli, teda pole ühtegi korda keelatud. Ta sõber on Rebecca, ta on naljakas, ta räägib näiteks naljakaid asju. Talle meeldib Memori, tal on kass, Lennamari. Talle meeldib Star Wars ja talle meeldib kõikidega, kõige rohkem Laureniga mängida. Ta on Laureni parim sõber, mängib jalgpalli väga hästi, ta on tore sõber, ta on tubli poiss, ta kuulab, ta teeb neid asju, mida õpetajad räägivad. Tal on kass, ta teeb nalju, ta on lahe. Mirko. Ta on lahke ja hästi tore, tal on ilus koer ja ta on alati valmis abistama. Tal on vanem õde, talle meeldib Lennaga mängida. Ta on hästi tore ja vahepeal siukse sõbraliku häälega. Tal on väga ilusad valged juuksed, ta naerab hästi palju. Talle meeldib varbamäng, ta on ilus. Ta joonistab hästi ja ta on hästi taiplik, ta taipab kõike. Ta on aus. Rebecca. Hea sõber, sest ta mängib alati kõigiga. Ja kui keegi tahab mängu, siis ta alati lubab. Talle meeldib Lego lauas olla. Talle meeldib jalkat mängida. Tal on palju jalkakaarte. Tal on väike õde. Ta parimad sõbrad on Dominik, Robert, Renton ja Jaak. Ta mängib rohkem poistega. Ta on ilus. Ta ei torise üldiselt. Lahke on ta. Ta on tark, oskab igasugust arvutust. Tein Robin. Ta on ilus, talle meeldib tüdrukutega rohkem mängida. Poistest on parimad sõbrad Rasmus ja Henri. Talle meeldib Helinaga mängida. Ta on vahel häbelik. Ta on tubli tüdruk ja käitub hästi. Teda ei pea nii palju keelama. Ta mängib mingeid rahulikke mänge ja kui tal tuleb paha tuju bussis näiteks, siis ta mängib ühte looma arvamise mängu. Talle meeldivad kassid. Ta on kõikidega sõber. Laura. Ta teab väga palju dinosaurustest. Ta isa on inglane ja ta oskab inglise keelest kirjutada kana. Ta teab natuke vanaaegseid asju. Tal on ägedaid asju, näiteks valguse tempel. Ta käib ujumistrennis. Laura on ta sõber, Renton ja Gregor. Ta on äge poiss, räägib ägedalt ajaloost. Ta käib jalkas. Robin on ka tema nimi. Robin on tema eestikeelne nimi. Henri. Ta parim sõber on Mirko. Tal on väike, me loeme ikkagi. Tal on väike õde ja suur õde. Ta on Mirkoga peaaegu naaber. Tal on heledad juuksed. Ta räägib heleda häälega. Ta peab alati oma sünnipäevi kodus. Tal on kass, triipudega nagu tiiger. Ta on hästi rahulik. Lauren. Lauren sai haigeks, aga ta tunnistas ikkagi saab. Ta käib ujumistrennis
ja teeb kõike alati hästi kaasa. Talle meeldib mängida legodega. Ta võtab alati kõiki mängu, kui küsib. Talle meeldib kõige rohkem Laura Saarega olla, tema kõrval istuda. Rasmus ja Renton on kaksikud. Ta on väga osav nendes võrk ja juust ja torn ronimisasjades. Ta teeb palju trikke. Ta käib eelkoolis. Rasmus. Ta on tore tüdruk, sõbralik, ta on ilus, tal on kõrvarõngad ja ilusad juuksed. Ta jääb hästi vara magama. Talle meeldib mängida Marleeniga. Ta oskab spagaati, ta käib ilu võimlemas. Laura. Ta on tore, ta mängib meiega, ta on tark, väga tark ja oskab matemaatikat. Ta oskab hästi Dominikuga koos koomikseid teha. Ta on tore poiss, naljakas. Talle meeldib kulli mängida. Talle meeldib legodest igasuguseid vägevaid asju ehitada, näiteks labürinte. Talle meeldib klotsidest kuulidele radu ehitada. Ta mõtleb välja toredaid asju. Jaak. Tal on näiteks ilusad juuksed, ilusad värvid, tal on väike õde, ta pere on sportlik, talle meeldib joonistada, ta räägib väga palju, tal on ilusad riided. Võib-olla ta on meist kiire ujuja, ta oli ajalehes, ta sai seal teise koha. Ta ema on politsei, toona. Talle meeldib koomikseid teha. Tal on heledad juuksed, talle meeldivad legod, tal on palju raha. Ta kannab lühikesi pükse. Ta on Dominiku sõber. Tal on palju legosid. Ta on kõige pikem poiss. Talle meeldib lego inimeste nimesid kirjutada. Ta on tüdrukute lemmik. Ta armastab kõiki. Ta on jalkas pro. Ta oskab väravavaht olla. Ta käib judo trennis. Ta on tugev poiss. Artur! Ta pole kade, ta lubab paljusid asju. Ta on tore, lubab oma vildikaid. Ta teeb nalja. Ta teeb hundiratast ja käib käte peal kõndimist natuke. Ta joonistab hästi, naerab hästi, magab hästi. Ta teeb kõike hästi. Ta parimad sõbrad on Isabel, Laura ja Rebecca. Ta on kogu aeg kuskile kaugele läheb mammi juurde ja ta kogu aeg räägib oma papist ja mammist. Johanna! Ta on tore, ta oskab hästi joogat teha ja ehitada oskab väga hästi. Teeb vägevaid asju, tal on koomiks. Ta tegeleb jooksuga ka, ta jookseb väljas kogu aeg. Ta sõber on see Robert ja Artur ja Dave. Ta mängib palju kõikide poistega. Dominik! Ta on tore sõber. Tal on ilusad pruunid juuksed ja ilusad pruunid silmad. Lähevad juustega kokku. Ta räägib alati lõbusa häälega. Loona on ta sõber. Varga mängu meeldib mängida. Ta tahab alati olla abiiline.
ta käib ujumistrennis Järvekülas. Tal on roosakas maja, tal on väiksem vend Ralf, Evelin. Kas olete valmis natuke veel kuulama? Ta on naljakas, ta teeb hästi heasi nalju. Ta on Johanna sõber. Ta lemmikmänguasi on kaisukutsu ja lemmikmäng on varbamäng. Joonistab hästi. Ta oskab lugeda, numbreid lugeda, isegi tagurpidi. Ujumistrenniga tegeleb, puhkamisega tegeleb, laiskleb teleka ees. Talle meeldivad laulud. Ta laulab hästi palju. Ta lemmiklaulja on Karl-Erik Taukar. Tal on ilus lauluhääl. Talle meeldib lasteaias loomadega mängida. Mängib mingit kuningamängu. Ta mängib Loonaga ka. Loore on ta sõber ja Laura ka. Tal on pruunid juuksed. Ta käib Mamma Mias. Kui keegi tahab mingi asjaga mängida ja keegi ei luba, siis ta alati aitab seda last. Ütleb, et luba ikka. Ta on ilus. Bianca. Ta naerab hästi palju, paljude asjade peale. Talle võib-olla meeldib käia selles eelkoolis, aga täpselt ei tea. Talle meeldib Jaaguga mängida. Ta oskab karusselli peal hästi suurt hoogu teha. Sten Markus. Igaks juhuks peab küsima, kas kõikidel lastel on tunnistused käes? Ja aga nüüd me anname veel anna. Lapsed, kellel veel lilli ei ole? Mõista. Kellel ei ole veel lilli? Õpetajad. Õige vastus. Kritikad olete. Nii, kõlastega. Kuulikega. Aitäh sulle. Sa oled lemmikõpetaja, sest sa oled lahke. Sa teed palju nalja. Sa tood meile süüa. Vahepeal õpetad meil, kui teisi õpetajaid ei ole. Sinu lemmikvärv on must ja sa teed lasteaias meiki. Sulle meeldib kanda kõrvarõngaid. Sa käsid kõik ära süüa ja sa oled väga tõsine. Sa tood lihtsalt sööki ja räägid õpetajatega juttu. Lastega üldse ei tegele. Sul on mustad juuksed. Sa toidad meid ja naerad ja kannad alati musti riideid ka. Ja vahel käid meiega väljas ka. Sulle ei meeldi mustus, aga meeldivad kõik lapsed meie rühmas. Vahel me joonistame sulle.
sul on ilusad juuksed ja ilus tütar Meri-Pere, sa oled meile väga kallis. Aitäh, õpetaja Anu! Sa oled ilus ja sul on ilusad juuksed. Sa oled väga lahke ja sõbralik. Sa oled hea, lahke ja tore. Sa oled siledate juustega ja lastega hea südamlik. Lubad kaua õues olla, aga kui toas on pissil käidud, siis enam pissile ei luba. Sa oled sõbralik, tore ja tõsine ning oskad kõige paremini mörri häält teha. Sa oled lõpus, vahel meistetad koos meiega ja sa oled väga ilus. Sa oled tore õpetaja ja lubad peaaegu kõike teha. Sa oled lahke ja sõbrad. Aitäh, õpetaja Kaari! Sa oled tark. Sa räägid meile palju huvitavaid asju. Sa oled hea. Sa saad vahepeal kurjaks ka, kui poisid rumalusi teevad. Sa oled rõõmus ja lastega lahke. Sul on lohkis juuksed ja sa oled nainekas. Sa oled hea, lahke ja tore. Sa oled tore õpetaja. Kõik saavad sinuga hästi läbi. Sa mõtled väga huvitavaid muinasjutte ise välja. Sa oled kena. Heade lastega oled hea. Sa oled väga tark. Sa oled väga ilus ja eriti ilusad on su juuksed. Aitäh, õpetaja Tuuli! Samamoodi tahame tänada õpetaja Mari-Liisi. Ja nüüd teeks midagi nii, et lapsed lähevad istuvad sinna, kus on praegu nende vanemad ja vanemad tulevad kõik siia. Laura, oleks siia. Vaata siit sisse, siin külge. Hästi kiiresti.
las näeb kogu maailm meid. Päises kuumal maanteed, sammutateid kuulame. Lõputult on aega, nende vaeva asjata. Teide suuri plaane, kui kokku saame, siis sõidame. Seisme tuule poole, nende hoolde end jätame. Tarvis sügis tuleb, ammu mind ei heiduta, isegi kui kuulen tornide hääl. Silmileni jõudes ei tornado takista, endale ma kindlaks jää.